No oli siis ka maitsev vesi või? Jah, oli küll. Te tulite just vetsust. No ja siis? Aga miks te kraanist ei joonud? Ma ei tahtnud. Kas teile kraanivesi ei maitse? Vaat ei maitse, jah. Soo, vaat sellest ma tahtsingi alustada. Millest? Äriplaan kirjutasin ümber. Täiesti uus kontseptsioon. No hea küll. Vaatame siis. Te tahate arendada kinnisvara? Keset Ülemiste järve. Aga miks ka mitte? Ma vabandan korraks. Tere! Tere! Palun, tulge minuga kaasa. See on see plaan. Nii, et te soovite siis linnareovee kõik Ülemiste järve suunata, et see siis kokku kasvama hakkaks. Just. No ja siis, kui järv on kokku kasvanud, tahate te sinna peale ehitada ühe pereelamu. Täpselt nii. No, see on ju palju parem plaan kui eelmine. Ära sa märgi. No, see Tallinn lihtsalt heast peast üle ujutada ja rajada selle asemel veekeskus. See plaan ei läinud läbi, aga uus elamurajoon. Meil ei jää muud üle kui nõustuda. Ja ma olen kindel, et te saate toetust. Vabandage, härra Ülemiste. Vanake. Härra Vanake, te olete jätnud oma kaardel sellinud märkimata asutatava firma nime. See OÜ Eutroferumine. OÜ Eutroferumine, väga hea. Eutrofeerumine ehk eutrofikatsioon on veekogude rikastumine toitainetega, peamiselt fosfori ja lämmastikuühenditega. Kui toitaineid on palju, hakkab ökosüsteemis olev fütoplankton ja veetaimestik ülemäära kasvama. Kui toitained on tarbitud, järgneb intensiivne lagunemine, mis toob sageli kaasa hapnikupuuduse ja vee kvaliteedi halvenemise. Eutrofeerumise ärahoidmiseks on vaja piirata keskkonda sattuvate toitainete hulka. Kodudes on võimalik kasutada näiteks fosforivabasid pesuvahendeid. Reovee puhastusjaamadesse tulev olmevesi tuleb hästi puhastada. Oluline on vähendada väetiste kasutamist põldudel, et piirata toitainete äravoolu veekogudesse.